Nii, Kolvil läks mootorratas katki. Tein ise selle tutvustusringi ära siin kõlla tsikliga, siis vaatame. Mul ei ole isegi saapaid ega midagi, teeme vaikselt. Kulgeme läbi. Nii, ammu pole proovinud. Hull pilg on raist 5-tajane. Jube äkiline relv. Ma lähen siit kõigepealt siia tee äärde. Näitan, kus siit algab see asi. Ehk siin on siis Puhja-Elva tee. Umbes täpselt keskel. Siin on parkla. Natukene laideline, siin on siuke 4WD meeste parkla. Siin on järgmine parkla. Seal taga põllu peal saab ka kõvasti parkida sealt, kui siia ära ei mahu. Siit saab rajale. Siin on stardisirge. Vasakule kurviga kohe siin. Siin heina sees saab laiemaks võtta veel. Siin läheb kohe kitsaks ära. Siis ma tegin natukene otsemaks võtta. Pean natukene veel saega läbi käima, laiemaks tegema ja siin oli ka ühe kaare teen siia juurde, seal oli mingi prügihunnik, et sealt ümbert minna. Kõllal on lenks nii kõrgel nagu chopperiga sõidan. Nõgesed maha võtta, siin saab ka laiemaks kõvasti. Siit on ka natuke kände veel maha võtta. Siin keegi lindi juba puru sõitnud, aga tegelikult läheb rada siit ümber puu. Lehti tuleb nii palju maha praegu, et lehtede alt ei näegi neid kände ja asju. Aga noh, ma andsin endast parima, et need kännud siis ära likvideerida. See lõik on veel saega läbi käimata. Paar kivikest. Raielang, siin on siuke vaod sisse küüntud taimede jaoks. Nii, nüüd saab sileosa läbi. Nüüd jõuame siia Perve peale, kus hakkab rada käima üles-alla mööda mäge. Natuke juurde tegema laiust. Siis kohe paremale.
Siit saab päris laialt minna, siin on väljaveotee vana mingi. Siin on üks veekohter, siia ka sisse sõita. Laialt ülesse. Jälle alla. Natuke kallaku peal sõita. Siin tuleb üks väike palgikene. Siit ääre poolt on natuke lihtsam. Kolb on siit kaudu läinud. Üldiselt ei ole midagi keerulist. Ei ole kõrged palgid ja suht laialt saab minna. Üles. Kohe alla. See on näiteks ohtlik, võib-olla ma lõikan selle ära veel siit. Siit tuleb ka seal metsas, näete palk, selle võsa võtan siit eest ära, saab siit otse palgi peale. Praegu läheb siit ümber kuuse. Iseenesest siuke minu ilus suur palk, aga Kolb ütles, et tema ka sai siit üle, nii et ei ole midagi keerulist. Palju peab veel aega siia ka tulema. Siit saab üle palgi ja sealt ümber nurga, kes siit ei taha minna. Siin on üks diagonaalist palk. Kõndides ei saagi aru, kui palju veel vaja neid aegatööd on teha. Polegi ise seda rada veel kunagi ju motikaga läbi sõitnud. Aga praegu tundub juba lahe, tahaks kihutada. Ümber selle puuinniku on siit negatiivse kurviga siuke munna. Peaks ka laiemaks näiteks tegema seda. Tuleb tagasi. Alla. Siit jälle üles. Siit on üks pullkoht, läheb päris järgult alla. Jürto, sina saad siit hüppega alla minna, näed, väike kaigas on siin ja upsi! Ja kännu otsa ei tasu minna. Saab mõlemalt poolt puud. Siin on ka natukene siuke, kui vihma tuleb, võib mudasemaks minna. Siin on üks allika koht. Sisse päris ei lähe, läheme mööda. Üles siit. Kurvika mäkke jälle. Need lauged mäed peaks olema lihtne üles saada.
tuleb üks pikem laskumine, peaks ka mitu soont tegema sisse, et oleks võimalik laialt tulla alla. Iseenesest ega ta väga järsk ei ole. Nii, siin on need maapaindud kased. Siit läheb nüüd alla järgmise allika juurde. Igadest Songermaale. Nii, nüüd on, siin on mitu varianti. Siin on siuke lihtne rada. Sealt tagant läheb nagu otse mäkke, aga kolb ta ju siit ka ülesse. Ja siit saab veel minna ja ma olen siit lihtsamat rada pidi kõigepealt proovima. Siit on väga easy. Et siit puude vahelt saab sealt, siit, igalt poolt tulla. Ja jõuad siia välja. Ja siit läheb nüüd veel üks pikk lauge tõus. Praegu gripp nii hea, et lihtsalt sadulus, verse sadulus vaba hooga nimistab siit üles ilus. Näed, siin on jürtole pandud kivid ilusti, et saaks hüpata siit puude vahelt. Kes ei taha, läheb siit ümber puu. Mõned lindid olen ka jõudnud juba panna siia. Punane jääb paremale, kollane jääb vasakult kätte. Opa, see nelar ei taha hästi välja surma. Laiust rajada kuidagi anna. Mahuks ikka mitu tükki kõrvuti sõita. Alternatiivsed toon. Nii, siin tuleb nüüd üks kõige põnevam koht. Kui sa ei taha mudaseks teha, mine sinna. Siit vasakule minnes läheb mäest alla selline parajalt mudane asi. Mul on praegu tossud jalas, ei hakka ka siit minema. Aga iseenesest saab siit ilusti alla ja saab natuke kiiremini või vähemalt otsem. Siit on siuke sisserada siis puhtale puhtuse armastajatele. Jõuad siia äärde, noh, siit saab täiesti puhta jalaga läbi hiilida kõrvalt. Siin lõpeb see muda ära. Võt selle põõsaale ärge ronige, seal on küll, tundub sügavavõitu asi. Nii et jätke meelde. Ja alla ära jõuate siis. Siia ma tegin ka väikse soone siit lepade vahelt, tõng saab ka läbi, kui siin peaks minema väga sopaseks, aga praegu ei tundu veel midagi hullu. Proovime siis teisi soonideid teha juurde. Laialt kurvi kaugelt. Siit on ka mitu varianti. Siit paremale üles või siit poolt. Mõlemat pidi on suht sama. Näed jürta, siit paned pava, sinna kase kõrvale maandud ilusti. See on suhteliselt peeme puu, kui ta läheb siin, laguneb varsti ära, aga äkki saab hüpata. Aga hoiata jürta siis fotograafe, kui sa siin seda tegema hakkad.
siit on ka siuke mõnus liivane mägi. See on ära puuritud, saad siit rahulikult jälle ülikäigul puristada. Väike betoonäär. Siit saad rahulikult läbi, õunad poolt läbi. Siit saab korralikult mäest all puraki. Siin on väike hüppamise koht. Näete, selline jõnks kaib. Meeldima sai. Siit poolt puud saab veel minna. Vaatasin selle Heinamaa juures väljas jälle. Mitu päeva aega siin koristada seda rada ja lõigata ja siit puude vahelt siit siplad alla. Siin on isegi suht lai. Nagu lennukallid on. Nii, siin on ka see variant, et kerge tõusuke, kui siit paremalt ideaaltrajektoor rahvast täis läheb, siis vasakult läheb ka esimese käiguga tühikäigule, põr. Ja lihtsalt veered üles mäest. Veered jälle alla. Gripp on mõnus, igal pool on selline mullane ja juurikane mant. Enduro rehviga väga hea sõita. Siin on üks vähe kiirem lõik. Üritan neid kännud ära lõigata kõik. Esimese hooga ei maksa siit veel sajaga tulla, et palgikene oli ja mõni känd on siin veel kõrgem, et kui juba rada sisse sõidetakse, siis on need kännud näha, siis saab juba hooga anda. Päris mõnus on selle traktoriga sõita siin. Keeti aju on peal siin, millal on võimas. Oot, siin on käned. Oot siit. Siit sirge. Väike mööda mineku koht. Siit samamoodi jälle. Välja kaua siin. Mulle tundub juba, et liiga lihtne sai see rada, aga ei ole hullu. Äkki tuleb vihma, siis läheb huvitavam. Kuigi ilmateade näitab väga ilusti ilma. Natukene lõigata. See on nii palju lehti. Ei näegi, mis siin all on. Mingi juurikas. Siin
oli konkreetne tunneli lõikamine, siin ei saanud isegi võsa ei olnud kuhugi panna, kõrval oli nii tihe. Ja kohe-kohe saab ring täis, siin on üks jõhvikas, mis tahab, läheb siit nagu luksti otse sinna ja sealt siis saab siis nii-öelda kolviteed kaudu lihtsalt üle nurga. Siin on katusekivi sektsioon, keegi on siin oma katuse siia toonud varjule põõsa all. Siia tuleb vaja võtta kivide vahelt, keerad kohe paremale sinna uuele ringile, siia tuleb boks, näitan siit ka kohe ära, siit läheb vähest alla kohe, täitsa mäda paik. Ja siit jõuad juba stardisirge lõppu siit lupsti uuele ringile jälle. Peaks äge saama, tulge kohale.